Kel hetkel üle 10 liikunud 54 minutit, 6 minutit stardini aega jäänud. 84 numbri all stardib Karel Reintop Raplamaa rattalubist, 85 numbri all Peeter Saanev Kalevi jalgrattakoolist, 86 numbri all Robert Lepik pelotoni tiimist, numbri all 87 N16 vanuserühma kuuluv Liisi Lohk Pärnu Kalevi spordikoolist, tsiklokrossi karikasarjas, Lesiine tsiklokrossi karikasarjas hoiab ta 4 osavõistluse järel 5. kohta. N16 vanuserühmas numbri all 89 startimas Mirjam Raun Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubist, Lesiine tsiklokrossi karikasarjas enne tänast etappi 6. kohal. 95 numbri all Markuse Mäeoibo mullune vanuserühma M14 Eesti meister maastikurattaid olümpiakrossi formaadis on sellel aastal, on eelmisel aastal ja siis olümpiakrossi Eesti meister vanuserühmas M14 sellel aastal Husqvarna karikasarjas 5. koha pälvinud. Sellel aastal Filter maantee karikasarja osavõistlusel Suure Munamäe rattarallil võidu noppinud Markus Mäeoiba olümpiakrossi Eesti meistrivõistluste 5. sellel aastal. Medalinõuded hulgas kindlasti täna. Numbrial 95 Markus Mäeoiba Kalevi jalgrattakoolist. Numbrial 96 Meelis Anipai Otepää rattaklubis, numbrial 97 Lauri Kallari Otepää rattaklubis, numbrial 98 Oliver Rüster. Eelmisel aastal Oliver pälvinud vanuserühmas M14 Eesti meistrivõistlustel pronksmedali Oskar Küüdi ning Virgo Mitti järel pronksivõitja Oliver Rüstel pelotoni tiimist 98 numbrial. 99 numbrit kannab Martin Kurg jalgrattaklubist Vikko, numbrial 100 stardib Olle Liivak Otepää rattaklubist ja numbrial 101 startimas N16 vanuserühma kuulub Reili Miia Karla Teegelmann Kalevi jalgrattakoolist. Sellised ratturid valmisolekus number 1 täna siin Elvas 24. oktoobril peetavatel Saint-Gobain Eesti meistrivõistlustel tsiklokrossis. Kel hetkel üle 10 liikunud 56 minutit. Ajaliselt võetuna tuleb ratturitel sõita pool tundi 2,5 kilomeetri pikkusel ringil. Tere tulemast Saint-Gobain Eesti meistrivõistlusele tsiklokrossis. Oleme täna siin Elva uue spordijoone kõrval. Spordijoon avati alles eile. Mina olen Rene Mandri ja minu kõrval on Lauri Peil. Tere Elva. Tere Eesti. Täna oleme siin Eesti meistrivõistlusel, aga Lauri, sina oled üks nendest meestest, kes entusiastlikult on eest vedanud meil Eestis toimuvat tsiklokrossi sarja, et võib-olla kiirelt alustaks kohe ka sellest, et need sammused NM16 sportlased, kes nüüd starti on asumas, nemad on sõitnud ka tsiklokrossi sarja siin, et mitu etappi neil juba jaas on siis selle sügisega? Hetkeseisuga peaks olema sõidetud 4 etappi. Eelmine nädalavahetus oli Viljandis, nüüd siis on Eesti meistrivõistlused ja siis tuleb 2 tükki veel. Ja siis peaks olema hooaeg läbi. Nii et trenni peaks olema saadud tehtud, kogemusi peaks olema ja kuidas seda realiseeritakse, seda me hakkame siis kohe varsti siin nägema. Rada Elvas tundub olema omajagu tehniline. Ilm hetkel on imeliselt sügisene, natukene paistab päikest. Vihma ei saja. Rajal on mõned mudased kohad, mitte väga palju ja omajagu muid tehnilisi elemente, millest enamus peaks olema ka kaameratega kaetud, nii et seda on siis TV ülekande ajal päris hästi näha. Nii, ja siin me näeme Tarmo Mõttus, kes tuleb ka stardijoonelt, tema siis Haanja rattaklubi esindajana oma sportlasi toetamas. Soojendusstress nüüd läheb noortel maha, kui meil on jäänud vähem kui 2 minutit stardini. Ja startime siis seekord asumas 27 sportlast, nagu ka öeldud, siis poisid-tüdrukud sõidavad koos. Et kui me vaatame ka selle tsiklokrossi sarjale otsa, siis seal on ka nooremad vanusegrupid olemas, et 12-aastased ja 14-aastased poisid-tüdrukud, kus tegelikult tüdrukud teevad osaliselt poistele tuule alla. On nii? Nii võib olla küll, jah. Et siin
Ei tähenda, see, et sa poiss oled, ei tähenda, et sa kõikidest tüdrukutest kiirem oled. Tsüklokross on selle poolest hästi huvitav spordiala, et siin on tehnilistel oskustel ja osavusel võib-olla isegi suurem osatähtsus kui toorel jõul. Ja ma arvan, et ja kavalusel. Ja seda me hakkame täna siin raja peal nägema ka. Et ei pruugi sugugi mitte üle finišijoone jõuda see, kes on füüsiliselt kõige tugevam, vaid vastupidi see, kes on nendes oludes kõige osavam ja kõige kiirem. Ja kui me räägime nüüd siin startijatest, siis sportlased kutsuti starti siis selle sammuse Tsüklorossi karikasarja järgi ehk kokku võtta koondtulemuste järgi, kus 4 etappi on sõidetud, 2 veel minna ja hetkel juhib seda sarja ja esimesena täna ka starti kutsuti CFC spordiklubi Oskar Küüt, Mattias Mõttus Haanja rattaklubist on seal ja teine ja Gabriel Helmet Tadusson 3. CFC spordiklubist ja nemad ka esimestena starti kutsuti, aga siin on ka kohe näha, et Pärnu Kalevi spordikooli, kas see on Virgo Mitt on esimesena stardist minema saanud ja väga korraliku stardi teinud. Tsüklokrossi puhul saada hea start on väga oluline, juba nägime ka esimest libastumist esimeses kurvis, mis tähendabki seda, kui sinul õnnestub esimesena eest ära saada ja tagapool keegi ikaldub, tekib tropp, siis sellega on juba mõnesekundiline vahe sees, mida on oluliselt lihtsam hoida. Ja siin on ka näha, et CFC spordiklubi siis Oskar Küüt ja Gabriel Helmut Tadusson ei ole stardist nii hästi minema saanud, et Tsüklorossi sarjas neist tagapool olnud poisid siin tundub, et on Oliver Mätik number 95-ga, Markus Mäeuibo hoopis on siis see, kes on koos Pärnu Kalevi spordiklubi Virgo Mittiga väga hästi startinud, nemad startisid ju 2.-3. reast. Jah, ja hetkel on see rivi tõmmatud suhteliselt pikaks, sõidetakse üksteise järel ja ega siin neid möödumiskohti nüüd väga palju ei ole, enamasti pigem selliste tehniliste kohtade peal või siis, kui tulevad pikemad sirged, kus on võimalik puhtalt kiirusega mööda saada. Tänane rada siis, tänast rada iseloomustab siis mis täna, Lauri, kõige paremini, et sa oled nende Tsüklorossi radadega hästi kursis. Mida sa tänasest rajast siis ise ütleksid, et kas on pigem selline kiire ja natukene ka libedates mudastes oludes, kus on ka toorest jõudu vahepeal vaja? Hetkeseisuga ütleks, et tegu on ikkagi kiiremapoolse rajaga, aga siin võib olla ka selliseid toredaid või mitte nii toredaid üllatusi, need samad väiksed tagasipöörded ja kurvid, mis on kaetud libedate lehtedega, võivad saada üllatuseks nii mõnelegi võistlejale. Tõsiselt mudaseid kohti on rajal teadaolevalt ainult üks piirkond, 100 meetrit ja see saab olema ka huvitav näha, et kes kui palju oma mõttemaailmas kinni on, kes üritab seda kindlasti ainult sõita ja kes üritab minna kiiruse peale välja. Nii, ja siin nägime siis, kuidas poisid väga efektselt takistustest üle hüppasid, mis on kunstlikult neile ette ehitatud ja Mitt tuli ka seda kurvi väga huvitava sellise taktikaga, et võttis jala välja ja vedas tasakaalu sinna kurvi sisse. Jah, tundub, et talle täitsa selline natukene driftimine meeldib, seda oli juba ka esimestes kurvides näha ja siin ta jätkab. Mis on huvitav, see võib olla stiil, mis sobib mõnele sõitjale rohkem kui mõnele teisele. Klassikaline stiil on ikkagi üritada hoida pigem raskemat käiku sees ja pedaalida ennast kurvidest välja, hoides niimoodi kontakti maapinnaga. Nii, ja siin on rivi, siis võistlejate rivi tagumine ots, et siin oli pelotoni poiss Robert Lepik hästi meil pildis. Näeme, kuidas väiksemat kasvu noortel on veel keerulisem nendest takistustest üle saada, kui juba natukene siis kasvult suurematel ja jõulisematel. Jah, see on kindlasti üks koht, kus puhtast füüsilisest jõust on palju abi. Aga seda annab ka kompenseerida väikese kavalusega, et kui õnnestub enne seda silda suurem kiirus sisse võtta, siis füüsikaseadused kehtivad ka rattasõidus ja see suurem kiirus kindlasti aitab sul kergemini ja kiiremini üles saada sillast. Aga nüüd ongi siis võistlejad tulemas sellele mudasele lõigule. Siin on vasakpööre, väikene kraav ja juba on näha, et ollakse valmis rattaseljast maha hüppama. See esimene mudasem lõik, vähemalt esimesed jooksevad. Nüüd on väike tõusunukk. Kõige kavalam on siin uuesti rattaselga hüpata, natukene sõita, mäest alla ja seal on siis järgmine mudasem lõik, mis tundub, et vähemalt Mitt üritab sõita. See ei pruugi olla ajaliselt kõige optimaalsem.
siin oli ka näha seda, et pealtvaatajad on just siia kogunenud, sest see on ka selline kõige huvitavam jälgida ja kiirused kõige väiksemad, et aga me näeme siit kommentaatori bussis seda tagumist osa ja jah, need, kes varem rattaseljast maha hüppavad ja tõtakal sammul jooksevad, jõuavad isegi kiiremini kõvale pinnasele välja kui need, kes üritavad natukene sõita ja siis, kui enam sõita ei saa, rattalt maha hüppavad ja edasi jooksevad. Tänane rada on siis disainitud Kaspar Austa poolt, nimelt seda võistlust Eesti Jalgratturite Liidu egiidi all peab eest Austa rattaklubi. Ja Avel ja Kaspar Austa siis on need kaks entusiastlikku Elva rattaspordi eestvedajat tänasel päeval. Ja Kasparil on endalgi väga head kogemused tsüklokrossiga. Kui tsüklokrassi hakati uuesti Eestis mõned aastad tagasi harrastama, siis Kaspar oli see, kes tuli ja nüpeldas nii noori kui vanu. Siin me näeme ka treenerid raja ääres üksteisele siis mõtteid jagamas, et arutatakse erinevaid tehnilisi nüansse üle ja seal oli ka Gert Kivistik, kes meil pärast nähtavasti eliitmeeste seeskonnas kaasa lööb. Võiks olla üks pretendentidest poodiumi kohale, vähemalt kui vaadata karikasarja tulemusi. Jah, kindlasti. Antud hetkel ta küll vist on siin raja ääres ka noortetreenerina. Kui sa nii ütled. Vaevalt muidu meist tuleks oma jalga tuimaks tambiks, nagu saab praegu endale lubada Rein Taaramäe, keda ma ka nägin, kellel hetkel seda pinget peal ei ole, et peaks hiljem starti minema. Ja nüüd näeme siis esimest võistlejat laskumas Elva laululava juurde. See on kuulus laskumine juba talikrossi päevadelt ja siin on siis väikene trepist üles jooksmine, peale mida tehakse laululavale tiir peale ja siis on vaja uuesti mäest üles sõita. Kui me vaatame nüüd siia Leisine Sikrorossi karikasarja koondtulemustele otsa, siis Virgo Mitt puudus esimeselt etapilt ja sellepärast oli ka ta nii kaugel koondarvestuses, aga ta on võitnud ühe etapi ja olnud kaks korda siis kolmas isegi, et selles mõttes tugevust ja osavust tal on. Jah, et ta ikkagi oli üks favoriitidest tänasele sõidule, et mees niisama metsast ei ole. Just, ja seda oli näha juba ka eelnevatel aastatel, kus oma tolleaegsas vanuseklassis ta ikkagi pigem seal eesotsas figureeris. Ja Markus Mäeuibo on puudunud kahelt viimaselt karikasarja etapilt. Tegelikult ta ju esimesel etapil oli teine ja teisel etap oli 4. Et selles valguses ka, et ju siis oli mingi viirushaigus või midagi võib-olla või mingid muud plaanid vahepeal. Või plaanide muutus, aga igal juhul täna ta siin stardis on ja praegu Virgo Mitiga koos teevad väga head sõitu. No kus veel siis mitte starti tulla kui Eesti meistrivõistlustel? No nii, Virgo Mitt, mullune M14. Ja siin nad noored läbivad nüüd esimest ringi ja võistlejate rivil siis on näha, milline on Mäeuibo siis number 95 ja Gabriel Helmut Adussoni number 73 kasvuvahe, et Mäeuibo oli ikka palju pisem poiss kui Adusson. Oskar Küüt siis tuli läbi 4. kohal, kes on ka siis CFC rattaklubist, Richard Ründve, siis number 75 ka Kalevi jalgrattakoolist. Aga juba oli ka näha seda, et kui Virgo Mitt on suutnud vahe sisse sõita ja sõidab ees, no kas nüüd päris uhkes üksilduses, siis tagapool on tekkinud selline paar või kolmik, kes siis üritavad nii teda kinni püüda kui omavahel ülejäänud medalikohad ära jagada. Nii, 9 poissi on tulnud läbi, 10-11 poissi on tulnud läbi, nüüd isegi 12 poissi juba stardifinisalast esimest tüdrukut veel näha ei ole, et kohe ka näeme siis, kes esimene tüdruk meil rajal on, et varsti peaks ka tema jõudma esimeselt ringilt. Nüüd, kui me räägime sellest MN16 vanusegrupist Eesti meistrivõistlustel Sikrorossis, siis siin on stardis poisid, kes tegelikult suvel maantee peal sõitsid veel ja tüdrukud MN14 vanusegrupis. Et Sikrorossis siis see vanusegrupp muutub aasta hiljem, et siin tuli nüüd Karoliin Surva ja Eliise Kivistu tulid läbi meil tublimad tüdrukud, siis on Maria Treier, et nemad siis võistlevad täna kuni 16-aastaste tütarlaste medalitele. Ja see väike vanuseklasside aasta
erinevus on tekitanud juba ka segadust. Muu maailma reeglistik kasutab seda reeglit juba siis pikalt. Eestis juurutati see nüüd esimest hooaega ja loogika seal taga on tegelikult väga lihtne. Tsüklokrossi ametlik hooaeg nimelt kestab septembrist veebruarini ehk siis üle aasta vahetuse ja sellest tulenevalt siis arvestatakse võistlejatel nagu järgmise aasta vanuseklassi arvutamisel. Jah, et hetkel siis, kui sportlased rajal põikaks korraks kõrvale uuesti selle juurde, et millega me alustasime, kus me oleme Elvas, me oleme Saint-Gobain Glass Estonia siis Eesti meistrivõistlustel ja Saint-Gobain on siis oma tootmist omab siin samas Elvas, et kui Tartu poolt Elvasse sisse sõita, siis neil on siin tootmine ja Saint-Gobain Glass Estonia SE kuulub Saint-Gobaini kontserni innovatiivsete materjalide sektorisse, tootes suure lisandväärtusega klaasitooteid. Ettevõte tegeleb autode esi- ja küljeklaaside, klaaspakettide ja karastatud klaasi tootmisega ning autoklaaside müügi ja paigaldusega. Ettevõte kuulub Saint-Gobain Security International koosseisu, mis on pakkunud innovatiivse klaasitooteid juba 350 aasta jooksul. Et selline väga vahva nimisponsor saadud Eesti meistrivõistlustele. Jah, ja kel vähegi kunagi õnnetul kombel mõne killustiku kiviga auto esiklaas katki teha, siis see klaas, mis sinna asenduseks pandi, suure tõenäosusega võib olla pärit siit. Just nimelt, jah. Aga Elva juurde tagasi tulles, siis ei ole see sugugi mitte esimene tsüklokrossi võistlus Elvas, küll on see esimene täpselt sellisel rajal. Eelnevatel aastatel Kaspar on korraldanud siis karikasarja raames mitmeid kordi võistlusi. Need toimusid Elva lasketiiru või spordikeskuse juures põhiliselt ja see piirkond on siis eelkõige tuntud legendaarse Elva talikrossi läbiviimise kohana ja ka tänasel rajal on teatavaid juppe siis talikrossi rajalt. Natuke siis tuleks ka selle juurde, et kui praegult siin Virgo Müts sellest mudasest jooksukast endiselt esimesel kohal üles tuli, siis tegelikult Adusson on väga lähedale liikunud ja tundub, et jälitajad saavad Kalevi jalgrattakooli sportlase kätte. Vahe oli sisuliselt kokku võetud aknast välja vaadates. Virgo Mütt kangelaslikult üritab sellest viimasest mudasest osast läbi sõita ja ikaldus viimasel kraavil ja Adusson sai ta kätte ja tundub, et Pärnu Kalevi jalgrattakooli Virgo Mütt endiselt juhib, aga CFC sportlased on ta kätte saanud ja KJK Mäeuibo Markus on langenud hetkel 4. kohale, sest CFC spordiklubi Gabriel Helmut Adusson ja Oskar Küüt on tast mööda saanud ja Virgo Müttil kohe tuules need tegelikult praegu seal järve kaldal, seal laulava kõrvalt lähevad nelikuna siis. Ja järgmised sportlased juba tulevad olulise vahega, siin on näha pelotoni Oliver Rüsterit siis 5. kohal sõitmas järgmise Kalevi jalgrattakooli kasvandikuga, nähtavasti tegemist Richard Ründvaga. Ja kui nii edasi läheb, siis tundub, et sellest esinelikust selgub ka nii-öelda esimene kaotaja, ehk siis keegi neist peab jääma poodiumi kohast ilma. Tagumistega on vahed natukene selgemad. Ei tea, kas see medal saab olema nüüd puust või šokolaadist. Kuidas sina julgeksid nimetada 4. koha saamist? Esimene kaotaja. Tegelikult vist küll teine kaotaja. Jah, teine koht ka tihtipeale kaotab. Jah. Aga kui siin natuke tänasesse päeva veel tulla, et siis praegult sõidavad kuni 16-aastased noormehed ja neiud, nende sünniaastad siis 2005-6 ning peale nende sõitu siis kell 11.45 stardivad mehed seenior 3, seenior 4 ja seenior 5 vanuseklassi ratturid. Lauri, see veel ei ole see, kuhu sina lähed? Ei, see ei ole veel see. Mul on mõned aastad sinnamaani minna. Et Lauri meil ise ka täna siin vahepeal lahkub kommentaatori puldist, et rajale minna samal ajal, kui me näeme, et Virgo Mütt on langenud 4. kohale, kuskil on nüüd mingi apsakas. Sinised on teinud oranžile kambaka. Tundub nii ja Mäeuib on 3. kohal jätkamas, nii et CFC spordiklubi poisid alustasid tasa ja targu esimesel ringil üle pingutamata ja on tegelikult hetkel tundub ikkagi oma võtmas. No saame näha, ega siin natukene on neil veel sõita. Mis meil selle sõidu kestus pidi olema?
Kuni 16-aastastel on pooletunnine võistlus. Pooletunnine võistlus, esimese ringi sõitsid nad umbes 10 minutiga, et oletuslikult siis võiks olla justkui 7 minutit. Isegi 7 minutit, jah, et siis võiks 4 ringi kindlasti neil olla. Jah, arvatavasti 4 ringi. See, kui mitu ringi läbitakse, selle otsustavad tegelikult kohtunikud siis peale teise ringi läbimist, võttes 2 ringi läbimiseks kulunud ajast keskmise ja tuletades sellest siis sellise võistluse keskmise läbimise ringi aja ja üritavad saada ringide aja võistluse kestuseks, mis siis võimalikult lähedaselt vastaks sellele ettemääratud ajalisele kestvusele. Ja rattaspordi krossi distsipliinidel arvestatakse seda ajalist läbimist ka mujal, et näiteks ka olümpiakrossis, siis, kus meil endal tegijad sportlased nagu Jaanikal võistlevad, on see ajaline läbimine oluline ja siis antakse ka teada, mitu ringi lõpuni on jäänud. Ja nüüd on näha, et siis CFC Oskar Küüt oli väga tugevalt rünnanud ja Adusson lasi Mäeuipool siis tööd teha meeskonnakaaslasena, et istus tuules. Virgo Mitti pilgus paistis väikene meeleheide, tundus mulle. Ei olnud seda agressiivsust ja minekut, millega ta alguses läks. Võib-olla siis sai ka esimene ring natukene üle pingutatud kohe. Ei ole sugugi mitte võimatu. Omast kogemusest võin küll öelda, et tsüklokross on selline tore spordiala, kus nii kui stardipauk antakse, siis lendab pulss punasesse ja järgmine hetk, kus siis pulss tagasi alla tuleb, on umbes 5 minutit peale finišit. Igal juhul, nagu sai mainitud, siis 11.45 stardivad seeniorklassi ratturid ja kolmas start siis täna on kell 12.30, kus stardivad meil mehed juuniorid. Mees juunioride seas on meil üks kindel favoriit Madis Mihkels, kes suure tõenäolisega läheb ka Euroopa meistrivõistlustele Sikrossis, kui nad just toimuvad. Hetkeseisuga justkui kinnitati, et toimuvad. Jah, hetkeseisuga justkui toimuvad, aga nad peaksid toimuma siis meil Hollandis 6., 7., 8. november ja ütleme nii, et sinna veel natuke minna ja selle koroonaga seoses võib veel kõike muutuda. See oht on olemas, aga loodame, et vast ikka pöördub maailm tagasi normaalsusesse. Ja mees juuniori sõit saab kindlasti ka põneva olema, sest seal on ka Kalevi jalgrattakooli sportlased Tamm ja Ragilo, kes samuti Euroopa meistrivõistlustele soovivad minna. Ja kes on ka juba käinud Euroopas päris suurel määral võistlemas. Jah, et nemad kindlasti tulevad siia Mats Mihkelsile korraliku konkurentsi pakkuma, et on ka väga hea tasemega Sikrossis. Kui just Madis seda sõitu igavaks ei tee, sest siiamaani vähemalt karikasarja etappidel on ta esimese ringi poole peal just eest ära sõitnud ja sinna ette jäänudki. Jah, selge see, et tegemist on ju kahekordse noorte olümpiapäevade võitjaga ja sellist talenti ei ole Eesti rattaspordis juba mõnda aega nähtud. Ja siin suured tänusõnad muidugi ka Kaspar Austale, kelle jünger siis Madis Mihkels on. Just nimelt. Ja kell 2 siis on start mehed sport, mehed seenior 1 ja mehed seenior 2. See on siis ka Lauri, kus sina siia kaamera ette tuled meil näitama, mida sa rattaseljas suudad. Kui tagumise koha mehi näidatakse, kui jään pilti, ei ole kindel. No stardikiirendusega kindlasti, saame ikka paar sõna ära mainida. Ja kell 3 siis naiseliit kuni 23-aastased naised, naisjuuniorid, naisseenior 1, naisseenior 2, naisseenior 3 ja naisesport. Ehk ühesõnaga kõik naisterahvad meil on pannud ühte starti kell 3, nendel siis 40 minuti pikkune sõit ja seal on vast favoriidiks meil täna Mari-Liis Mõttus. Jah, ei näe küll kedagi, kes võiks talle vastu saada ilma tehniliste viperusteta Mari-Liisi poole pealt. Ja siis täielik maasikas siia päeva lõppu on kell 4, kella 4-5 tunniajane sõit on meil meeste eliitklass. Eelmine aasta meil siis oli väga põnev lahing eelviimase ringini. Ja Markus Pajur, Martin Loo ja see duell oli haarav. Täna nüüd lõplikku kinnitust meil ei ole, kas Martin Loo on kohal, pärast lähme uurime selle üle ja Markus Pajur on sõjaväes. Tuleb eriloaga välja täna siia starti, aga trenni ta teinud ei ole Kas Sinelis? Jah, ei ole saanud teha trenni, et mees on pidanud võib-olla seal kätekõõrdis ja kütke tegema, võib-olla on juba püssistki saanud pauku teha, aga rattaselge ei ole saanud, nii et tuleb... Saame näha, kas ütlus, et harjutamine teeb paremaks harjutajaks ja meistriks sünnitakse, peab ikka paika. Jah, et täna saame seda kindlasti näha, sest seal on ju ka meil mehed nagu Rait Tärm, Artjom Mirsojev, kes on seda Sikrossi karikasarja sõitnud ja tegelikult võiks justkui olla paremas hoos. Võiks, aga siin näeme siis, kuidas sinisärklased ongi teinud ikkagi korraliku vahe sisse.
ja hetkel ka väikest taktikamängu mängivad, et samal ajal kui siis Oskar Küüt juhib, siis Gabriel Helmut Adusson istub 3. kohal ja laseb Kalevi jalgrattakooli Markus Mäeõi poole seda töötegija jälitamisrolli teha. Et saame näha, kas Adussonil on veel käik varuks ja mingi hetk jätab Mäeõi juba maha ja üritab oma meeskonnakaaslase järgi jõuda. Või otsustatakse see koht jagada lõpusirgel. Ja igal juhul siis Pärnu Kalevi jalgrattakooli Virgo Mitt on praegu jätkamas 4. kohal ja sealt tagant siis on ikka jupp vahet juba ennem kui jõuavad siis pelotoni Oliver Rüster 5. kohal. Ja Rein Taaramäe klubist. Rein Taaramäe klubist on tulemas meil siis, kas see tegemist on Joonas Jahiga. Number 90 on meil Karl Kurits. Karl Kurits on meil see loomulikult. Nii et Karl Kuritsa vanem vend Joonas Kurits selle aasta Euroopa meistrivõistlustel maanteesõidus oli 6. Et tegemist on ka jalgratta perekonnaga. Ja äärmiselt tugeva. Jah, et isa Marko oli ka kunagi väga tegija rattur juunioride klassini ja poisid jätkavad samas vaimus. Igal juhul Oliver ja Karl siin 5. ja 6. kohal minemas on ja nende taga on ka siis juba vahe sees, kus tuleb Haanja rattaklubi, meil oli siis Mattias Mõttus. Kes nüüd viimasel kraavi ületusel natukene libastus ja komistas. Aga siin on näha ka seda, et sõit on jõudnud järgmisesse faasi, on tekkinud väike väsimus ka ratturitel ja kes enne ikkagi kangelaslikult üritasid ennast mudast läbi sõita, siis nüüd minnakse kergema vastupanu teed ja pigem üritatakse sealt läbi joosta. Nii ja siin on jälle Oskar Küüdi stiili näide meil, kus on vaja enne treppe hoog maha saada, et seal laskumise peal siiski peab natukene pidurdama, päris täie hooga tulla ei saa. Aga vaat kui kiirelt mees oli trepist üles saanud. Et see on see koht, kus pikad jalad tulevad abiks. Jah, siin on näha nüüd, kas Adusson kasutab seda võimalust Mäeõi vastu, aga ei, jätkab ilusti tuules ja Küüt teeb ees üksinda oma sõitu. Ja vahe on läinud suuremaks. Vahe on läinud suuremaks, jah. Et Oskar Küüt teeb praegu igal juhul väga heas tempos seda sõitu, et tagant tundub, et Elitaval duol ei ole siia midagi vastu panna. Ja tema olek on ka selline veel särtsakas. Jah. Tundub, et siin veel seda jaksu ja särtsu on ja esimesel ringil siiski mees teadis oma võimeid ja ei hakanud üle pakkuma. Ehk siis pärast ole kuulda, mis on kommentaarid boksialades, kas Virgo Mittil juhtus reaalselt midagi või tõepoolest pingutas natukene esimese ringiga üle ja nüüd maksab selle eest. Aga see vahe nüüd on suurenenud veelgi. Ja siin tundub, et Virgo Mittil võib lõpuks raskeks minna seda 4. kohta hoida, sest ta on jäetud siia raja peale üksi tulema ja juba siin tõusu peal on ka näha, et ega see tulek enam ei ole nii hea kui esimestel ringidel või esimestel meestel, et saame näha nüüd, mis näoga ka Oliver Rüstel ja Karl Kurit sealt üles tulevad. Ja löödi ka vist viimase ringi kella, jah, et samal ajal kui 22 minutit on sõetud, siis napilt alle poole tunnise võistlusmaa meil siin tulebki, et umbes nii ta tuleb, jah. Seal on näha finiši kohtuniku Pait Peri meil seismas ja aega võtmas. See paar tundub, et teevad väikest taktikamängu ja on leppinud mõttega, et jagavad omavahel poodiumikohad, kus iganes hetkel see jagamine siis lõplikult paika saab. Julgen ennustada vaadates Adussoni nägu, et sealt tuleb hõbemedal Adussonile CFC spordiklubis. Ja lõpusirgel. Jah, et sellepärast, et kui enne tehnilistel kohtadel väiksem ja osavam poiss eest ära ei saa, siis arvatavasti jõulisem tegija võtab oma. Jah, sest see nägu tundus ikkagi värskem olevat, kui Mäeõi olnud. Mäeõi peabki seda vedamise rolli siin nüüd tegema, sest Adusson oma meeskonnakaaslasele ei hakka nagu suure rutuga järgi vedama. Ja Virgo Mitt siis juba kaotab 4. kohal 37 sekundit finišijoonel. Et saame näha, kas Karl Kurits nüüd minut 6, jah, see vahe on ikkagi 30 sekundit Virgo Mittiga, et see on päris oluline ja Karl Kurits on Oliver Rüsterist lahti saanud, et kui muidu Oliver Rüster ja Karl Kurits sõitsid koos, siis nüüd kuskil on Oliver Rüsteril midagi juhtunud ja 13 sekundit juba Karl Kuritsaga vahet, et seal on nüüd mingi kukkumine või libisimine kuskil nähtavasti olnud. Ja neid kohti, kus selliseid asju juhtuda võib, on siin rajal rohkem kui üks. Jah, et see siklorossi võlu on, et libe on igal pool.
ja Mattias Mõttus siis Haanja rattaklubist tulemas meil minut 33 7. kohal ja Evar Saul number 74 Kuusalu rattaklubist 8. kohal. Richard Ründva siis Kalevi jalgrattakoolist tulemas 9. kohal, kaotus siis juba minut 37 esimesele Oskar Küüdile. Ja tütarlastega on meil siis nii, et hetkeseisuga Nad sõitsid suhteliselt koos seal võistlejate rivi lõpupoole. Ei ole veel kolmanda ringi aega tüdrukud saanud. Ahah, siis tüdrukud veel on läbi tulemas. Siin on väike viivitus ka tulemuste kuvamisel. Selge. Siin jälle stiili näite sellest, kuidas nendest takistustest mehed nagu muus heas üle saavad. Ja see pearaputus vist käis selle kohta, seal samas kõrval on ka boksiala, kus on võimalik vajadusel ratast vahetada, kui ratas liiga mudane või katkine või ei tööta. Ma usun, et küsiti, kas sa soovid ratast vahetada viimaseks 3 veerandiks ringiks. Aga ei, siin on jah korralik vahe sees ja nagu näha, siis mehed saavad üksteist natuke jälgida juba, et selline kahe kurvi jagu oli vahet. Mulle tundus, et see oli Adussoni CFC särk, mis seal ei on ikka täitsa koos oma vahel. Jah, ei koos on ikka jah, Adusson sõidab endiselt mäe juba taga ja siin on näha ka CFC klubi treenerid siis ja Pärnu Kalevi jalgrattakooli treenerid, et ennendusalas seal kaasa elamas. Ja Virgo Mitt libastus väiksel mudasel, ei olnud, vabandust, see on üks tütarlaps Pärnust. Ja, siin meie ninalt läheb ka rada läbi, me näeme bussiaknast välja siin seda mudast tehnilist kohta, et kus on ka pealtvaatajatel kõige põnevam, sest siin juhtub kõige rohkem. Ja kui pärast pilte levitatakse sotsiaalmeedias, siis panen panus, et umbes 80% piltidest on siit piirkonnast. Jah, suure tõenäosusega, sest siin ka näeme sportlasi, kes peale mudatakistuste läbimist peavad oma ratast putitama, sest küll on kett maha tulnud kuhugi vahele kinni jäänud selle jooksmisega ja enam ei saada peale ja nii edasi, et ega siin noor sportlane peab ka ise oma rattaga toime tulema ja ei tohi nagu selle tehnikal lasta nüüd häirida ja kui ketti peale ei oska uuesti panna õigete võtetega, siis see võib väga sõlme minna ja veel rohkem kinni puua kuhugi hammasrataste ja raami vahel. Kõrvalist abi rajal osutada ei tohi. Tehnilist abi tohib eelkõige osutada tehnilise abi alades. Ja tsüklokross on selline tore spordidistsipliin, kus siis võistlus toimub ringide peal. Tavaliselt on 1 või 2 tehnilist ala ja kui peaks midagi rattaga juhtuma, siis see ei tähenda, et võistlus katki jääb. Võtad ratta selga, jooksed järgmisse tehnilisse alasse, seal tehakse ratas korda või võtad teise ratta ja võistlus jätkub. Hea koha tõenäoliselt kaotad, aga võistelda on ikkagi võimalik. Ja siin me nägime siis, kui Mäeuibo ja Adusson tulid seda tõusus, neil on erinevad tehnikad rattaveol, et Adusson tõstab ratta lenksust lihtsalt üles ja veab. Adusson komistas nüüd ja Mäeuibo sai väikese vahe sisse siin peale mudatakistust, mida meil telepildis kahjuks näha ei ole, aga Adusson tegi 3 kiiret sammu, jooksusammu ja järel ta on. Ja pani mööda ka kohe, nii et ta ründas ja nüüd Adusson ründas Mäeuibot raja peal, et see kaamerapilt ei mahtunud, aga meil siit bussiaknast oli see ilusti näha. Ja Karl Kurits, kes siin tuleb nüüd 5. kohal. Ja ega Virgo Mitt ei ole väga kaugel tast, aga jah, see vahe on piisav, et selle ringiga kinni veel ei püüa. Jah, et siin peaks paar ringi veel olema, siis tal tekiks võimalus. Rein Taaramäe siin kõrval ka ta oma rattaklubi poisile kaasa elamas. No mis tal muud ise teha, kui võistlema ei tule? Jah, ja siin on meil siis... Kuigi Rein on käinud. Rein on osalenud nii mõnelgi tsüklokrossi võistlustel viimaste aastate vältel. Ja siin siis Haanja rattaklubi Mattias Mõttus meil tulemas, tema siis on praegult karikasarjas 2. kohal kokkuvõttes. Ja Kuusalu Evar Saul siis, Kuusalu rattapoiss. Siin on see Oskar Küüt meil uuesti pildis, saame jälle selle stiili näide, kuidas rattas seisma saada enne neid treppe ja viimane kord treppidest üles. No nii, ja nüüd... Ja siin ka näeme, et nagu see ratast kandmistehnika on erinev, et lühemad mehed kindlasti peavad ratta õlale võtma, et see kõrgemal oleks, et kuhugi vastu ei põrutaks. Pikemad poisid saavad ta lihtsalt kaenla alla tõmmata. Jah, eks see natukene sõltub ka sellest, mida on harjutatud, kui raske see ratas on ja kui tugev sa ise oled ja kui pikka maad sa selle rattaga pead läbima.
selliste lühikeste treppide puhul on võib-olla tõepoolest kiirem hoida lihtsalt ratast käes ja mitte õlale panna, kui peaks näiteks sellest tõusust, kus praegu Oskar Küüt üles sõidab, hoopis ratas seljas üles tulema, siis on kindlasti mõistlikum ratas õlale võtta. Räägime kohe ka siin juures, palju need rattad umbes kaaluvad. Mudaga ja mudata. Kahekordne kaalu erinevus. Vähem ei tohi nad kaaluda, kui rahvusvahelised UCI-reeglid ette näevad. Krossirattad tavaliselt on natukene raskemad, peavad olema tugevamad, ketaspidurid ja kõik see. No, me räägime siin 9 kilost umbes Cyclocrossi ratta puhul. Pigem vähem. Ma arvan, et nendel poistel siin jääb see ikka kuskil sinna 8 kanti. Ja siis, kui on hunnik muda küljes, on julgelt 3-4 kilo juures. Täiesti julgelt. Halvimal juhul on muda ikkagi nii palju, et ei tööta pidurid, ei käi rattad ringi ja ei jaksa ratast selga ka võtta. Ja hammasrataste peal ka kett jookseb üle ja ei haaku enam hästi. Hirmsasti. Kunagi aastaid tagasi. Ja võitja on finišis. Oskar Küüt on finišis, et napilt siis pelotoni ja rattapoissid veel pääses Robert Lepik järgmisele ringile ehk viimasele ringile, ennem kui ringiga oleks sisse saanud. Aga Oskar Küüt võttis kindlalt ja nüüd saame näha, kes tuleb teiseks, kas on see tal meeskonnakaaslane Gabriel Helmut Adusson ja nii ta on, et CFC rattapoisid võtsid täna siis kuni 16-aastaste noormeeste seas kaksikvõidu. Tundub nii. Ja täitsa korraliku turvalise vahega, et kuskil ikkagi pandi see ülemvõim kehtima. Ja siin meil tuleb siis Kalevi jalgrattakooli mäeuiba Markus pronksise medali peale siis. No igal juhul mäeuiba tegi väga hea sõidu ja väga stabiilse sõidu ja stardist alates oli mängus sees, et CFC poisid stardi võib-olla natuke magasid maha, võtsid rahulikumalt ühe ringi ja hakanud üle rabelema ja siis tulid jõuga järgi ja tegid oma ära. Jah, ega siin Cyclocross on väga selline taktikaline ja peaga sõit. Et kui alguses üle pingutada, siis neid dividende ei pruugi jõuda võistluse lõpuks ära maksta. Igal juhul Virgo Mitt läks maksimumi võtma, ründas stardist nii palju kui tuli. Ja sai miinimumi. Ja sai miinimumi, sai 4. koha, et kindlasti see teda ei rahulda, ta tuli siia enama järgi, aga täna peab minema jah, siis Silver Sultsi õpilane Pärnusse tagasi 4. kohaga. Et sportlasel ei ole kunagi meeldiv 4. jääda. Eks ta nii on, aga siit tuleb võtta seda kui õppetundi ja tulla järgmine aasta osavama ja tugevamana tagasi. Nii ja Karl Kurits meil siis nüüd siin 5. koht. Ja, Karli poolt ka väga hea sõit ja Oliver Rüsters nüüd on vahet vähenenud, finišiks tuli 6. üle finiši, et Pelotoni jalgrattaklubist, et mõlevad Tartu poisid, siis Rein Taaramäe rattaklubi ja jalgrattaklubi Peloton. Kui vaadata nüüd võitja keskmist kiirust, numbrid huvitavad paljusid, siis hetkel oli see 20,3 kilomeetrit tunnis, mis maantee kontekstis ei ole sugugi mitte palju. Aga krossi kontekstis on päris arvestades kõiki neid treppe, takistusi, mudast osa. Võime teha ennustuse, eliidid ja juuniorid, mis tuleb keskmiseks kiiruseks? Ei julge üldse pakkuda, ei julge pakkuda. Kui võtame, et siin Oskar Küüdi kiireim ring oli 7 minutit 20, siis no minutiga saab sisse küll. Mina panen panused, et kõige kiirema ringi teeb kogu võistluspäeva raames Madis Mihkels ja see saab olema 5.59. No, ma ei julge midagi muudki pakkuda, et ma teen 6.01 siis. Vaatame. Madis, hoiame pöidlaid. Ja mul on ka taskus siin üks prize juba, mille ma sain Laurit tegelikult kätte. Ma juba tean, et ma võidan selle kihvju, et ma sain oma õlle kätte juba tegelikult Lauri käest. Et tõi mulle sellise väga huvitava Cyclocrossi karikasarja disainiga siis õllepurgi. Meene, jah. Et Pühaste pruulikojas siis sisu valminud, nagu ma aru saan. Nii on. Kes soovib rohkem tulemustesse süveneda, otsige üles veebiavarustest Tolknet veebisait, õigemini siis Tolkneti osaleht racetechresults.com lehel ja seal on olemas kõik võistlejate tulemused reaalajas. Neid on võimalik pärast analüüsida kiiremate, aeglasemate ringide, keskmiste ringiaegade ja mille iganes kontekstis. Nii et kellele numbrid huvi pakuvad, siis
jooksvalt tulemused leiate sealt. Ja nüüd siis ootame esimesi tüdrukuid finišisse. Jah. Sest 3,5 minutit on nüüd möödas esimesest finišeerijast ja siin parimad poisid on kõik ära tulnud, nii et varsti võiks finiši kange alt läbi sõita meil ka siis ja vähemalt 3. ringi lõpus olid sama ajaga Karolin Surva ja Natali-Noora Nigul. No, siin tuleb Liisi Lohk meil, aga tema on meil ringiga saanud sportlane ja temaga parandas ratast meil siin raja ääres pikalt, et julgelt 2 minutit pidi seisma, et ratast parandada. Ja ei saanudki terveks, vaid võttis ratta ja jooksis järgmisesse tehnilise ala boksi. Ja siin meil tuli Kalevi jalgrattakooli Oliver Mätik finišisse 4,5 minutit. Otepää jalgrattaklubi kasandik nüüd Meelis Anipai. Jah, Meelis Anipai siin finišisse tulemas. Ja kui rohkem kohtades pole muudatusi olnud, siis peaks olema veel 2 poissi ja seejärel tulema pinev tüdrukute heitlus. Et kes meil siis tüdrukutest meistrid võtab, et kui veel Madisson Vikost ja siin Joonas Jaht Rein Taaremäe rattaklubist ja nüüd peaks olema nii ja ongi nii, et CFC jalgrattaklubi kasandik siis tuleb Eesti meistriks tüdrukute seas. Et juubeldas kõvasti Karolin Surva meil siis, kes need CFC-l võtsid nii poistes kui tüdrukutes oma selles vanuseklassis. Tundub nii ja vist läheb ka teine koht siis ka kaksikvõit. Tundub nii, et ka siit tuleb kaksikvõit siis CFC spordiklubile, nagu poiste seas, nii ka tüdrukute seas, et Natali-Noora Nigul siis. Jah, ja sümmeetria peaks poistega võrreldes siis ära rikkuma 3. koht, mis tütarlaste arvestuses võiks tulla nüüd Eliise Kivistule rakkest. Ei, ta näitab, et 2 ringi on Natali-Noora Nigul saanud miski pärast, et võib-olla me eksime siin. Võib-olla me hetkel eksime ja ootame järgmisi. Et pigem vist praegu ajavõtt näitab meile, et Natali-Noora Nigul on 2 ringiga saanud, tema siis ei tohiks justkui olla. Et siin tuleb meil Gerd Lauri reaalajas näitab ikkagi, et on 4 ringi läbitud, et see võib olla ka ajutine väikene eksitus ajavõtus. Aga see on midagi, mida nii ajavõtja kui kohtunikud hästi kiiresti ära lahendavad. Siin meil võistluse peakohtunik Raimo Ronimus korraks kaadrist, kes siis sportlasi peale finišijoont siin ära suunab. See oleks pidanud olema nüüd Karel Reintop Raplamaa rattaklubist Komo. Siin Urmas Karlsson, Rattaliidu peasekretär parasjagu. Ja kas see oligi nüüd siis Eliise Kivistu? No meil on siis medalivõitjad teada, aga tüdrukute seas. Ja järgmise stardini siis, mis on kell 11.45, on meil aega nüüd 10 minutit. Mehed seenior 3, mehed seenior 4 ja mehed seenior 5. Me kõik teame, et seenioride klassid on alati need kõigi vihasemad. Muidugi see tipp on seenior 2 vanuseklass alati. Jah, see on kõige hullem. See on kõige hullem, aga seenior 3, seenior 4, seenior 5, ka seal on väga korralik konkurents. Ja nagu ma näen, siis toodi meile toodi kas mingi stardinimekiri või toodi meile tulemused? Meile toodi siia stardinimekiri, jah, et saame ka varsti järgmised mehed ette lugeda, aga need 9 minutit, mis meil järgmise stardina aega, teeme 5-minutilise pausi ja oleme teie juures tagasi, saate ka ise minna kiirelt siis teha omale kohvi. Väike paus ja spordipäev Elvas Lõuna-Eesti kõige päikselisemas kohas jätkub ja päikest me peaaegu näeme. Jah, et siin nokid küll nüüd selle ilmataadi kallal, aga vasta ikka tuleb ka. No ma usun, et küll päeva lõpuks vihma sadama hakkab. Nägudeni. Seenior 3, seenior 4, seenior 5, vanuserühma ratturid numbri all 132 on startimas Tõnu Ord. Eesti meistrivõistlustele Tsiklarossis sellel aastal 6. kohaga lõpetanud grupisõidu pronksmedali võitja, temposõidus pälvinud sellel aastal temposõidus sellel aastal paraku medalita, aga trekisõidus on Tõnu Ord sellel aastal 5 Eesti meistrivõistluste kuldmedalit võitnud trekisõidu erinevates distsipliinides. Eelmisel aastal Tõnu Ord seenior 3 vanuserühma ratturite arvestuses Eesti Tsiklarossi meistrivõistluste hõbemedali võitja. Lesiine Tsiklarossi karikasarjas 4 sõidetud etapi järel hoiab ta 3. kohta, on pälvinud 1 etapivõidu ja 3 korral võistluse 3. lõpetanud
tiim Rattapott Cup, Kalevi Jalgpalli noorte mägiratta karikasarja 3-etapilise võistluse võitja seenior 3 vanuserühmas ja 2 etapi võitu kirja saanud 132 numbri all startiv seenior 3 vanuserühma suur favoriit. Numbri all 133 on startimas Alar Reiska, seenior 4 vanuserühma kuuluv rattur, on 2 Eesti meistrivõistluste kuldmedalist sellel aastal juba noppinud 50, 55 kuni 59 aastate meesratturite arvestuses olümpiakrossi Eesti meister, maastikurattasõidu maratoni Eesti meister, eelmisel aastal Alar Reiska kroonitud Eesti meistriks tsiklorossis seenior 4 vanuserühmas. Lesiine tsiklorossi karikasarjas hoiab ta hetkel kolmandat 3 korral võistluse 2. kohaga lõpetanud ja Husqvarna karikasarja võitja sellel aastal Alar Reiska, numbri all 133 suur favoriit seenior 4 vanuserühmas. 134 numbri all stardib Alar Nigul, kelle tütar Natalii Noora Nigul, äsja siin Eesti meistrivõistluse hõbemedali pälvinud vanuserühmas N16. Alar Nigul eelmisel aastal